Assaadi juutide toetajad ja juudi vihkajad töötasid sel nädalal täisvõimsusel, kasutades maksimaalselt ära võimalust olla siin Iisraelis, maailma peamises obsessiivkompulsiivse häire vallandajas. Samuti sel nädalal avaldas New York Times põhjaliku loo ühest tuntud spioonist, kelle Mossad värbas ja kelle kohta ma juhtumisi eelmisel nädalal oma taskuhäälingus naljatamisi vihjasin. Ja keda sa arvad siis? Võidi või ei võidi selle peale helistada ja paluda natuke tagasi tõmmata? Sest siin ei ole alati ainult sõjast juttu. Tundub, et sõda ise on meedia jaoks muutunud liiga korduvaks. Nende standardite järgi tähendab see, et see on muutunud igavaks. Ja mis veel hullem, nad ei suuda seda sobitada kinda narratiiviga. Nii et nad otsivad muid asju, millega su tähelepanu köita. Aga lõpuks seostub see kõik omavahel ja täna näeme seda. See, mida me näeme, pole midagi muud kui hoolikalt lavastatud näng. See on teater, mis võimaldab kahel väsinud vastasel etendust anda. Iraan saab näidata vastupanu, et oma nägu päästa, ja USA saab näidata agressiivsust. Aga kulisside taga jätkub dialoog. Mõlemad pooled ohjavad meeleheitlikud pingeid just nii palju, et vältida ainsat asja, mida kumbki neist ei taha. Täielikku, laiaulatuslikku sõda. Need on tähelepanekud, mida jagasin teiega oma viimases taskuhäälingus ja need on üsna täpsed ja asjakohased ka nädal hiljem. See ei paku meediale head uudisloo materjali, seega peavad muud teemad meedia tähelepanu köitma. Sel nädalal oli siin tähelepanu keskmes 2 tähelepanujanulist hoora, kes manipuleerisid kinnisideelise Iisraeli teemalise fookusega oma eesmärkide nimel. Üks neist oli mingi rumal sotsiaalmeedia mõjutaja, kelle Iisraeli-meelsed ja juudi mõjutajad arvasid olevat kasulik Iisraeli kutsuda ning temaga koos sisu luua, väites, et see aitaks Iisraeli. Noorema põlvkonnaga, keda ujutatakse üle negatiivsete narratiividega ja kellele kujutatakse Iisraeli kui mingit kurja kuulutavat üksust. Ta sai tähelepanu, mida ta otsis, tõmbas palju tähelepanu, mis ei ole üllatav. Ja ta on mõttetu, sellepärast ma ei maini isegi tema nime. Probleem seisneb siin selles, et on olemas need juudid välismaal, kes ikka veel arvavad, et meil tasub meeldida ja pugeda nende ees, kes meid vihkavad. Et kuidagi nad äkki hakkavad meid armastama, mis on samuti probleem Iisraeli vasakpoolsete seas. Nad osalesid siin Rahm Emanueli visiidi ajal. Ta on üleolev ja patroneeriv, kuid mitte vähem oportunistlik. Põhimõtteliselt on ta lihtsalt peenem versioon sellest sitast mõjutajast. Rahm Emanuel oli sel nädalal Iisraelis, riigis, mis on olnud ligi 3 aastat 7 rindel sõjas. Riik, mis tegi kõik, andis kõik järeleandmised rahu nimel, mida sellised inimesed nagu tema ütlesid, et me peaksime tegema. Me maksime aastaid hinda selle järeleandmispoliitika eest, mille nemad meile peale surusid. Aga Emanuelil oli meile siin Iisraelis paar asja öelda. Esiteks, viibutades mingit küsitlust, mille järgi Mamdani on New Yorgi juutide seas populaarsem kui Netanyahu. Mul on talle uudis, mis võib teda üllatada. Meie, juudid Iisraelis, ei anna sellest mitte midagi. Kas sa kujutad ette, et ameeriklased hooliksid mõnest välismaa juhist rohkem kui kohalikust? Küsitlustes Iisraelis on Mamdani vähem populaarne kui Netanyahu. Üllatus. Nii on ka iga teise poliitikuga. Netanyahu on Iisraelis populaarsem kui keegi teine. Pane see endale kõrva taha, sa värisev juut. On ilmne, et Emanuel ei ole meie poolel, kuid tema retoorika teravnemine on lihtsalt läbinähtav pugemine demokraatliku partei üha radikaalsema baasi ees poliitikult, kes võib presidendikandidaadi nominatsiooni nimel eelvalimistel kandideerida. Need inimesed ei põlga meid mitte Netanyahu või Gaza ohvrite pärast. Nad on ükskõiksed 10 000 suhtes, kes on Iraanis tapetud ja veelgi suurema arvu suhtes, kes on Aafrikas mõrvatud. Nad põlgavad juudi riiki, sest see on juudi riik. Ja Emanuel mängib lihtsalt oma piinlikku rolli kaasaegse poliitikuna, selles, mis kunagi oli demokraatlik partei, kuid mis nüüd meie silme all muutub antifa-haruks. Amit Tari on Iisraeli aktivist ja sõjaväeülem, kes on sõjast alates teeninud mitu kuud. Tal oli Emanueli visiidi kohta järgmist öelda, mis minu arvates on suurepäraselt väljendatud. Mida Emanuel ei suuda mõista, on see, et juba ainuüksi tõsiasi, et on juute, kes toetavad Mamdanit, mis on kahjuks tõsi, ongi probleem ise. Nemad on need, kelle moraal on alla käinud, mitte meie. Ja sellel pole mingit pistmist sellega, kes on Iisraeli valitsuse eesotsas. Juudid, kes toetavad Mamdanit, toetavad sisuliselt juutide vihkamist. Seda sama vihkamist, mida Mamdani hiljuti väljendas, kui ta nimetas meid koletisteks.
Emmanuel oleks pidanud oma vihase kõne pidama New Yorgi reformjuudi sünagoogides, üliõpilasklubides ja progressiivsetes juudi kogukondades, öeldes neile, et Mamdani toetamine on puhas hullumeelsus. Meie Iisraelis, ütleb ta, meie ei ole muutunud. Need juudid, kes hääletavad Mamdani poolt ja toetavad palestiinlasi, peavad oma südametunnistust läbi katsuma. Emmanuel mängib mõttega kandideerida Ameerika Ühendriikide presidendiks, loomulikult demokraadina. Ja ta valmistab ette pinnast New York Timesi ja selle ringkonna toetuseks. Iisraeli ründamine ei aita tal mõnda lisapunkti saada. Ta võib püsida Bernie Sandersilt, kuidas see tema jaoks välja kukkus. Ameerika avalikkuse toetus Iisraelile on tõepoolest langemas, eriti noorema põlvkonna seas. Aga kui sa uurid küsitlusi lähemalt, näed, et paljud neist, kes vihkavad Iisraeli, vihkavad ka Ameerikat ennast. Ja ta ütleb, et nemad on need, kes on muutunud, mitte meie. Siiski peame tegema kõik võimalikku, et tugevdada jõude, kes toetavad meid kõhklusteta ja tingimusteta. Veel üks väide, mida Rahm Emanuel esitas siin Iisraelis olles ja mida Iisraeli vasakpoolsed ning teised Iisraeli vastased innukalt levitavad, on see, et Iisrael jääb järjest enam isoleerituks. Ta rääkis Ameerika Ühendriikide tavapäraste kaitsetoetuste lõpetamisest, vihjates, et Iisrael on diplomaatiline koorem. Dovi Francis on Iisraeli Ameerika finantsist, kes ühendab Silicon Valley kapitali ja Iisraeli tehnoloogilise innovatsiooni. Grupi Leveni asutajapartnerina haldab ta üle 1,4 miljardi dollari väärtuses varasid, olles ühe edukama riskikapitalifondi eesotsas Ameerika Ühendriikides. Ta on ka ametlik nõustaja Iisraeli peaministrile tehisintellekti alal, juhtides riigi strateegilisi tehisintellekti algatusi. Hiljutine esitlus, mille ta pidas Euroopa investorite konverentsil, annab Iisraeli tegelikust positsioonist palju parema ülevaate, kui mis tahes manipulaatori, nagu Emmanuel, välja mõeldis. Francis selgitab, et Iisraeli ainulaadsed edusammud tehisintellekti ja kaitseautomaatika vallas muudavad selle ülemaailmse stabiilsuse oluliseks tugisambaks, sõltumata poliitiliste tuulte muutumisest Washingtonis või Brüsselis. Francis hoiatas Euroopa investoreid ja juhte otsesõnu, et maailm liigub suure ülemaailmse konflikti suunas. Ta ütles selgesõnaliselt, Iisrael on teie parim partner 3. maailmasõja eel. Ta kutsus Euroopa riike tungivalt üles loobuma vananenud julgeolekukontseptsioonidest ning varustama end jõuliselt Iisraelis toodetud tehnoloogia ja relvastusega. Ta väidab, et kuna Iisraeli uuendusi testitakse aktiivselt ja põhjalikult intensiivsetes reaalse lahingu tingimustes, pakuvad need vajalikke kaitsemehhanisme, mis on tänapäeval vajalikud Euroopa piiride ja riikliku suveräänsuse kaitsmiseks. Iisraeli tehnoloogiat esitletakse mitte ainult kui ärilisi tarkvaraplatvorme, vaid kui olulist ülemaailmset infrastruktuuri demokraatlikele riikidele. See julge ja filtreerimata seisukoht peegeldab tema ülemaailmsetel platvormidel esitatud teesid, et tehnoloogiline innovatsioon, eriti tehisintellekti kaitse ja automatiseerimise vallas, on otseselt seotud riigi ellujäämise ja piirkondliku stabiilsusega. Ja Saksamaa mõistab seda. Kuid nad sattusid mõningate ootamatute ja üllatavate probleemide otsa. Saksa autotootja Volkswagen, keda me kõik tunneme, on sügavas majanduskriisis ja seisab silmitsi tugeva konkurentsiga Hiina turult. Ja nad olid plaaninud sulgeda oma tehase Ossenbrücki linnas aastaks 2027. Selleks, et päästa umbes 2300 töötaja töökohad, pidas Volkswageni juhtkond juba kaugele jõudnud läbirääkimisi ja allkirjastas isegi vastastikuse mõistmise memorandumi Iisraeli ettevõttega Rafael. Ideeks oli muuta autotootmise liinid logistika ja mehaaniliste komponentide tootmiseks õhutõrjesüsteemidele, milles peamine on raudkuppel. Tehas pidi tootma raskeveokeid, kandurplatvorme, heiteseadmeid ja generaatoreid. Seda ilma lõhkeainete või rakettideta, mille tootmine oli planeeritud eraldi asukohta. Saksa valitsus ise toetas seda algatust osana Euroopa õhutõrjevõimekuse tugevdamisest. Aga siin ongi konks. Ettepanek pälvis kohe Saksamaal kriitikat. Rahuaktivistid ja opositsioonilise vasakpartei poliitikud väitsid, et Volkswagen peaks jääma tsiviiltootjaks ning keelduma koostööst Iisraeli kaitseettevõttega. Kriitikud tõid loomulikult näiteks Iisraeli sõjalise kampaania Gazas. Poliitiline vaidlus laienes ka Volkswageni aktsionäride struktuuri. Ilmselt kuulub Katari riiklikule investeerimisfondile, kui üllatab. 10,4% Volkswageni aktsiatest ja nad kontrollivad 17% ettevõtte hääleõigusest. Nad panid kokkuleppele veto.
Mitte salaliit, mitte juudid, vaid Katar. Kes siis panku kontrollib? Kes kontrollib kõike? Võib-olla saad sellest aru. Aga lääne juhtidel on lihtsam Iisraeli puhul näidata oma vooruslikkust. Islami peaminister Kristjan Kristun Frostadotir, kelle nimi kõlab nagu tegelane filmist Lumekuninganna, on kutsunud üles kiirele rahvusvahelisele tegutsemisele Gaza humanitaarkriisi tõttu, öeldes, et tsiviilisikute kannatusi ei saa enam eirata. Ühises avalduses koos selliste kaotajariikide juhtidega nagu Hispaania, Norra, Iirimaa, Luksemburg, Sloveenia ja Malta kirjeldas ta olukorda kui õõvastavat. Ma eeldan, et ta mõtleb seda. Ta kinnitas ka veel kord Islandi toetust kahe riigi lahendusele ja iseseisvale Palestiina riigile. Seda ei juhtu. Aga mis tal sellest? Ta saab Katari investeeringud. Tema ja kõik need ennast õigeks pidavad asjatundmatute riikide juhid, kes nüüd äkitselt ärkasid, ei öelnud kunagi sõnagi Hamasi kohta. Aastaid, kui nad rõhusid Gaza elanikke ja ehitasid kogu tsiviilalade alla terrori infrastruktuuri, kuulutades avalikult, et nende eesmärk on Iisraeli hävitamine. Jää selle juurde, mida tead, peaminister Elsa Frozen, ja lase sel minna. Näed, me oleme seal olnud, kõik see on meile juba varem tehtud. See on olnud hullemgi. Ainult, et nüüd on kõik palju teistmoodi. Nüüd on meil see. Ja sul on see sama vana viha, kadedus, valed, laim. Kõik, mis Iisraeli vihkajatel on nende tühjade hingede peegeldus, mida nad täidavad võlts õiglustundega. Te keskendute meie hävitamisele. Te kannate kangast ja lehvitate lippu, millest te midagi ei tea. Te skandeerite mõttetuid loosungeid võltskirega, et täita tühjust oma elus. Teid juhitakse nagu lambakarja oma enda enesehävitusse ja oma enda elu lammutamisse. Emmanuel ja see, mis demokraatidest veel alles on, lipitsevad nende klounide ees. Jah, sionistid on rassistid. Samal ajal pole ükski juut Palestiina omavalitsuse, Jordaania, Saudi Araabia ega teiste Araabia riikide kodanik. Sionistid on rassistid. Samal ajal ei saanud juudid araablaste kontrolli all olles Jeruusalemmas palvetada. Sionistid on rassistid, kuid ainus koht Lähis-Idas, kus kristlaste arv on kasvanud, on Iisrael. Sionistid on kolonisaatorid. Samal ajal loovutasime Siinai, Gaza, Juudamaa ja Samaaria araablastele. Sionistid on mõrvarid. Samal ajal on ainus koht, kust põgenikud ei põgene, Iisrael. Sionistid on kohutavad. Samal ajal on ainus koht, kus geid saavad vabalt elada, Iisrael. On olemas 50 moslemiriiki. Mitte ükski neist ei ole demokraatlik. Isegi kõige pühamal juudi päeval, isegi siis, kui kogu Iisrael on suletud, saavad araablased endiselt kogu riigis ringi liikuda, sest siin ei survestata kedagi assimileeruma ja me ei püüa kedagi oma usku pöörata. On üle miljardi moslemi, üle miljardi kristlase. Juute on 15 miljonit. Nii et aitab juba, jätke meid rahule. Me lahkusime Araabia riikidest. Me lahkusime Euroopast. Me vabastasime teid teie haiglasest kinniside eest meie suhtes. Te vehite kogu aeg selle faktiga, et meid on välja saadetud 109 erinevast riigist. Olgu, okei. Ja isegi siin, riigis, mis on New Jersey suurune, te ikkagi ei lase meil rahus elada. Te olete ikka veel meist kinniside ees. Me ei ole rünnanud kedagi, kes pole meid esimesena rünnanud. Neid ahvatleb just see, et me oleme nii väikesed, nii pindalalt kui ka arvult. Ja Iisrael on tugev tänu veendumusele. Meie kindlus ja usk oma identiteeti, oma minevikku, oma usulisse veendumusse, meie perede tugevus, meie arusaam tsivilisatsiooni alustest, perekond, usk ja rahvuslikkus. Kõik need asjad, mis inimestel nagu Emmanuel ja Mamdani toetajatel puuduvad. Nad leiavad eesmärgid teiste poolt manipuleeritud mõttetutes asjades. Mõnikord saab asju kokku võtta ühes postituses, nagu see siin. See ütleb kõik, mida on vaja mõistmiseks teada. Sama asi Iisraelis. Iisraelis elab 2 miljonit araabia kodanikku. Ja nagu ma ütlesin, ainus riik, kust moslemid ja kristlastest araablased ei põgene ega rända Euroopasse, on Iisrael. See peaks olema parim näitaja sellest, mis siin tegelikult toimub. Ja kuigi mõned räägivad isoleeritusest, räägib tegelik olukord kohapeal hoopis teistsugust lugu. Praegu liigub üle Ladina-Ameerika tohutu sinine laine, mis muudab piirkonna poliitilist maastikku põhjalikult. Selle liikumise tugisammas on Argentiina president Javier Milei,
kes on tutvustanud olulist piirkondlikku raamistikku nimega Iisaki kokkulepped. Abrahami kokkulepetest eeskuju võtnud raamistik ühendab Iisraeli toetavaid valitsusi Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ühise majandus-, tehnoloogia ja terrorismivastase koostöö kaudu. Sellised riigid nagu Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras ja isegi Venezuela töötavad aktiivselt selle nimel, et taastada ja süvendada oma suhteid Iisraeliga. Ladina-Ameerika riigid näevad Iisraeli üha enam kui asendamatut strateegilist partnerit kõrgtehnoloogilise innovatsiooni, põllumajanduse, veemajanduse ja kaitsevaldkonnas. Kui traditsioonilised Lääne-Euroopa institutsioonid takerduvad retoorikasse, siis Ida- ja Kesk-Euroopa ehitavad vaikselt üles kindlat geopoliitilist strateegiat koos Iisraeliga. Seda toetab sügav kolmekülgne koostöö Iisraeli, Kreeka ja Küprose vahel, mis keskendub piirkondlikule ühenduvusele, luureinfo jagamisele ja kriitilisele energiataristule nagu EastMed Poseidoni gaasitoru. Võib-olla kõige olulisem muutus toimub praegu Aasias, kus Iisrael teeb koostööd India, Jaapani, Filipiinide, Singapuri, Tai ja Vietnamiga. Samal ajal, kui vaikselt avatakse uusi majanduskanaleid võtmeriikidega nagu Indoneesia. Nagu peaminister Netanyahu hiljuti märkis, laiendavad mitmed riigid vaikselt oma sidemeid Iisraeliga ühe geopoliitika põhiseaduspärasuse tõttu. Jõu järjekindel kasvatamine. Riigid ei liitu Iisraeliga heategevusest. Nad otsivad partnerlust, sest Iisraeli tehnoloogiline, sõjaline ja majanduslik ülekaal on täiesti võrreldamatu. Kriitikute kära võib olla vali, kuid tegelik maailmakord kaldub tugevalt Iisraeli kasuks. Ja lõpuks, eelmisel nädalal, kui sa mäletad, ütlesin ma järgmist. Küll aga oli meil Ahmadinejadi teine tulemine. Öeldi, et ta tapeti, aga seal ta oli, matustel. Võib-olla on ta põrgust saadetud, et Khameneit saata. Seesama Ahmadinejad, kes on kuidagi ikka veel elus. Kas see võiks olla tema? Huvitav. See ongi aga viis, kuidas Iisrael leiab oma spioone. Seal, kus sa neid kõige vähem ootad. Need võivad olla suvalised ajakirjanikud või laevastiku liikmete seas, Iisraeli vastu meelt avaldavate demonstrantide hulgas. Mitte et mina teaksin muidugi, aga siis tuli New York Times välja selle pealkirja ja looga. Luureallikate andmetel pidasid umbes 2022 aastal Iisraeli Mossadi agendid, sealhulgas Mossadi juht ise, salajasi kohtumisi Ahmadinejadi ja tema lähikonnaga üle Euroopa. Asjad eskaleerusid nii kaugele, et 2025 aasta konfliktide ajal koostas Mossad tegelikult kõrge panusega dramaatilise päästeplaani, et ta Iraanist välja tuua. Lõpuks kukkus kogu vandenõu läbi. Teatavasti lõi Ahmadinejadil kartus sisse ja ta distantseerus operatsioonist, jättes ühe kaasaegse ajaloo veidramaist spioonilugudest täiesti soiku. Kas see tõesti juhtus? Kas ma teadsin midagi? Ma võiksin sulle öelda, et sain kõne kelleltki, kes käskis mul lõpetada vihjamast sellele, et meedias, flotilli liikmete seas ja ringi edvistavate mõjutajate hulgas võib olla spioone. Aga kui ma sulle ütleksin, siis ma peaksin, sa tead küll. Järgmise korrani, mina olen Daniel Seaman. Aitäh, et vaatasite. Otse GNS stuudiost siin Jeruusalemmas, Iisraelis.